Tervist, head sõbrad, alustame järjekordset saadet ja sedapuhku oleme kaamerate taha istunud küll mitte ühes kohas, mõlemad oma kodus koos hea kolleegi ja sõbra Jaak Valgega. Tere, Jaak! Tere, Varro, ja tere teised head sõbrad ja aitäh Varro kutsumast. Põhjus, miks me otsustasime, et me veidi vestleme salvestades, seisneb selles, et me siin mõned päevad tagasi Riigikogus sattusime kohvikus kokku, istusime maha, võtsime tassikese kohvi ja rääkisime muuhulgas siis erakorraliste valimiste esile kutsumise võimalusest ja sa osutasid oma artiklile, mille te koos Andres Aulega kirjutasite, mida mina ei olnud märganud, ma olin keskendunud muudele küsimustele. Aga pärast seda võtsin ka selle artikli ette, lugesin läbi. Meie vestlusest tuli esile ka petitsioon, mida te käivitasite selle artikliga seonduvalt. Ja ma mõtlesin, et see on nii huvitav temaatika, et kindlasti pakuks laiemale ringile huvi, et räägime siis veidike sellest ka kaamerate ees. Aga siis, et mitte ise pikalt rääkima jääda, osutangi sellele artiklile, mille te kirjutasite Postimehes avaldatuna ja see kannab pealkirja Eesti rahval on olemas veel üks võimalus ja artikkel tõstab siis esile teie teesi või tähelepaneku, et tegelikult praegusel hetkel on suurem võimalus kui millal iganes taha nähtavas minevikus kutsuda esile erakorralised valimised. Ma ei hakka seda artiklit siin ümber jutustama, vaid annangi siin sõnajärje sulle üle, et võib-olla teed ise lühikese kokkuvõtte siis sellest, miks te leiate, et on praegu selline võimalus täitsa käega katsutav. Jah, aitäh, Varro. Ma jälle ajaloolasena natukene siis täpsustan seda, et tegelikult minevikus on meil ühed erakorralised valimised toimunud ja see oli siis 1923. aastal. Ja siis oli meil selline põhiseadus, et kui 3 kuu jooksul võis siis kolmandik sellest Riigikogu koosseisust teha ettepaneku üks seadus tagasi lükata ja sel juhul tuli siis ka 3 kuu jooksul koguda 25 000 allkirja ja siis pärast seda läkski see seadus rahvahääletusele. Ja see oli siis huvitav selline 23. aastal see sündmus, et tegelikult roopusreferendum ja see toimus siis selliselt näiliselt nagu pisiasja üle, et kas koolidel on õigus pakkuda vabatahtlikku usuõpetust või mitte. Ja see toonane selline Riigikogu oli küllalt vasakpoolne või selline marksistliku poolne ja nende arvates, Riigikogu enamuse arvates ei olnud koolidel seda õigust, kool pidi olema ise usuõpetuseta ja siis rahvahääletusele ta läks muide üks huvitav asi veel, et otsisin ühe tsitaadi ülesse. Tolleaegne sotsialist või sotsialistlik revolutsionäär Johannes Semper, kellest sai hiljem siis juunikommunist, tema deklareeris seda küsimust arutades, et otsustada ei tule mitte nii, kuidas rahva enamus tahab, vaid tuleb rehkendada teistsuguse kriteeriumiga, et rahva enamus läheb tihti lahku vähemusega, kes kultuuri või demokraatia mõtet kannab ja võib isegi selle vastaseks saada. Sellepärast on tihti rahva hääletamine andnud niisuguseid tagajärgi, mis kultuurile vähe kohased on. Ja niisugustes kultuurilistes küsimustes ei saa mitte rahva enamus otsustada, vaid riik peab seda ise tegema. Et see on selle juunikommunisti selline hoiak nende rahvahääletuste osas oli väga sarnane meie praeguste selliste vasakliberaalsete poliitikute hoiakuga, kes samamoodi nagu ütles Ameerika Ühendriikide asepresident oma Müncheni kõnes, et kes kardavad rahvast. No igatahes jah, et see läks siis toona läks siis rahvahääletus käima ja tulemus oli täiesti selge, et otsustas rahvas, et koolis võib vabatahtlikult usuõpetust pakkuda ja pärast seda toimunud uutel valimistel siis tuli teatav maavärin ette, et need vasakpoolsed erakonnad said hoopis vähem kohti, kui nendel oli olnud eelmises
eelmises parlamendis. Aga meie praegune põhiseadus, nagu siis kõik teavad, et mingit niisugust võimalust ette ei näe ja teatavasti ei ole üleüldse kodanikel võimalusi erakorralisi valimisi esile kutsuda ja mitte ainult erakorralisi valimisi, ka üldse rahvahääletusi esile kutsuda ei ole võimalik. Ometi on ju nii, et meie arvates ei ole see sellist olukorda küll varem olnud, kus kahe valitsuserakonna või valitsuserakondade summaarne toetus oleks ainult viiendiku ümber kodanikest, et see on erakordselt madal. Ja küllap kodanikud siis seostavad ikkagi seda praegust valitsust ja täiesti asjakohaselt seostavad ka varasemate Reformierakonna valitsustega, sellepärast et ja need varasemad Reformierakonna valitsused on ilmselgelt teinud otsuseid, mis on kodanike enamuse vastased. Nendest praegustest plaanidest on teada, ega me kõike ju täpselt ei tea, et on siis ka ilmselgelt jälle imelikke plaane, näiteks veelgi lõdvendada immigratsiooni. Meil on, ma olen siin väikseid arvutusi teinud, et tõepoolest, et meil ei ole viimasel 5 aastakul on olnud nii suur immigratsioon, et see on kõige suurem nüüd viimase 70 aasta jooksul, kui 5 aasta kaupa vaadata. Et aastates siis 1946 kuni 1954 meil andmeid ei ole. Võimalik, et siis oli natukene suurem, aga siiski valitsuskoalitsioon väidab, et tööjõudu on puudu, et see on väga kuidagi väga imelik ja eriti veel imelik on see siis seoses sellega, et valitsus kavatseb ju 20% nendest ametnikest ära koondada. Et siis tuleks ju meile ju tohutult vaba tööjõudu juurde. Aga ja ilmselgelt need sellised plaanid ei ole adekvaatsed, need kindlasti siis kodanike poolehoidu ei pälvi, nii et ei ole mitte mingit alust arvata pärast seda, kui nüüd mingisuguse värskuse periood on, kui uue valitsusega ikka esialgu on selleks natukene mesinädalate moodi aeg, kus see reiting tõuseb, aga kui see saab otsa, et siis ei ole mitte mingit alust arvata, et selle uue valitsuse poolehoid hakkab järsult suurenema. Nii, see on nüüd asja nii-öelda demokraatlik pool, ehk siis see pool, et kuidas see valitsus mõjub kodanikele. Teine pool on siis see, et praeguse seisuga on sellel valitsusel ütleme formaalselt on siis 52 häält, millest nagu hädavaevalt piisab siis valitsemisest. Tegelikult on rohkem, sellepärast et vahepeal on siis Reformierakondade või pärast valimisi on Reformierakonna ridadesse ümber kolinud veel 2 saadikut, nii et tegelikult on seal 54 häält, millega nad võivad arvestada. Küll aga selle 54 häälega on ka keeruline valitseda. Oota, ma korra segan sulle vahele, et kes need 2 on, kes sinna kolinud on? Mul esimese hooga ei tule endalgi meelde. Jufereva ja Laneman. Aga sa mõtled juba eelnevalt ja mitte nüüd pärast seda uue valitsuse moodustamist. Ja, ma mõtlesin, et sa mõtled nüüd. Selge, vabandust. Jah. Aga siiski isegi selle 54-ga on keeruline valitseda, sellepärast et koalitsiooni inimesed on kõvad lähetustes käijad ja kõikidel võib kujuneda niimoodi, et mõnel otsustaval hääletusel nendel enamust ei ole. Nii. Aga nüüd, kui me vaatame, et seda valitsuse osapoolt ja nimelt Eesti 200, et sellel erakonnal Eesti 200 on praegu 13 häält, aga tema poolehoid oli nüüd viimase nädala reitingu järgi oli siis 1,4%. Et see on ainult natukene kõrgem kui minu erakonnal, kes me ei ole või Riigikogus olen siis mina üksinda esindatud. Aga ja mis siis omakorda tähendab seda, et tundes poliitikute psühholoogiat, ega suurem osa nendest ju soovib olla järgmises Riigikogus. Ja jälle mitte mingit alust ei ole arvata, et Eesti 200 reiting tõuseks. Erinevalt näiteks rahvuslastest ja konservatiividest, kes ei ole lihtsalt, keda ei ole näha,
sellepärast et meid on vähe ja me lihtsalt ei suuda ennast nähtavaks teha. Nemad on ju kogu aeg igal pool pildil. Neid on erakordselt palju kõikides kõige vaadatavamates kanalites, neid intervjueeritakse, aga sellest hoolimata nende reiting ei tõuse. Mitte sellest hoolimata, vaid mulle tundub, et mida rohkem nad pildis on ja sõna võtavad, seda rohkem see langeb. No just nimelt, kui seda pidi veel võtta, et siis niimoodi võib ka olla. Mis siis tähendab omakorda seda, et kui nad tahaksid natukene oma reitingut tõsta, et siis nad peaksid täiesti vaikima või ära kaduma. Aga vaevalt, et see ka siis nende reitingut tõstab. Nendel lihtsalt ei ole enam ühtegi hooba. Et nad on ennast ikkagi kodanike silmis sedavõrd kompromiteerinud, et nendel justkui ei olegi ühtegi hooba, kuidas siis oma poolehoidu kasvatada. Aga kas sa sellesse ei usu, et Terrase panemine põllumajandusministriks võib siin selliseks võluvitsaks osutuda? No ma arvan, et kui midagi, et siis see võib nüüd, ütleme tõesti hiiglaslikult kasvatada selle erakonna poolehoidu. Ja ma arvan, et Terrase sellised ülitabavad intervjuud ka seoses selle põllumajandusministri kohale asumiseks, kus ta rääkis, et kuidas on, missugused kogemused tal põllumajandusega on, et ta on mõne puuriida ladunud ja ausalt öeldes küll me ei tea, et kas see puurid püsti jäi, aga selle koha pealt vahelugu vaikib. Et seda me ei tea. Et siis, et ma arvan, et seal on ikkagi raske eeldada seda, kui nüüd tõsiseks tagasi minna, et nad kuidagi suudavad oma poolehoidu kasvatada. Mis siis omakorda tähendab seda, et mingil hetkel nad paratamatult peavad hakkama kibelema. Ja kui nad tahavad järgmises Riigikogus olla, need 13 saadikud ja ega nendel suurem osa nendest soovib olla, ma olen kindel. Sellepärast, et ma ei tea, ma arvan, et nad on ka sellise hea eluga ära harjunud. Selles mõttes, et sa Varro ju tead, et meil on, kes me oleme opositsioonis, et meil on ju kõvasti tegemist kogu aeg. Aga nende koalitsioonisaadikute, kes ei ole kusagil komisjoni esimehed, et nende roll ju tegelikult sisuliselt piirdub ainult nupule vajutamisega. Ja see on ju, miks inimene ei sooviks nupule vajutamise eest siis olla veel 4 aastat seal ja head palka saada. Nii, aga inimesed suudavad ju neid prognoosida, seda, et mis hakkab edasi juhtuma ja erinevalt nendest on siis väga tugevasti kasvanud vahepeal Isamaa poolehoid, eriti Isamaa poolehoid ja kuigivõrd on kasvanud ka sotsiaaldemokraatide poolehoid ja kindlasti ka Keskerakond saaks järgmistel valimistel rohkem kohti, kui neil praegu on, sest praegu on ainult 7 kohta neil. Nii et me võiksime eeldada, et hiljemalt kohalike valimiste järel, aga ma arvan, et juba enne hakkab sealt Eesti 200-st pudenema isikuid ja mitte niivõrd Reformierakonda, sellepärast Reformierakonnal on endal ka häda käes, vaid nad hakkavad ikkagi pudenema opositsiooni ridadesse, sellepärast opositsioonil võib olla nendele midagi pakkuda. Kui opositsioon praegu nagu sooviks, siis ta võiks neid inimesi alustada läbirääkimisi juba praegu ja neid sealt kätte saada. Nii. Aga ma arvan, et hiljemalt sügiseks tekib täiesti vähem pakkumine. Nii. Ja nüüd on siis, tekib selline olukord, et kus oletame, et läheb 3 või 4 inimest ära Eesti 200-st ja just opositsiooni poole, et siis ongi valikud on sellised, et kas mõni uus vähemus või mõni uus valitsuskombinatsioon või siis vähemusvalitsus. Ja ma ei usu, et Reformierakond sooviks selle vähemusvalitsusega jätkata ja ma arvan ka seda, et see vähemusvalitsus oleks Eestile, vähemusvalitsus on paratamatult otsustusvõimetu, et ta saab ainult selliseid rutiinseid eelnõusid läbi suruda ja seda
selles praeguses julgeolekuolukorras ja praeguses raskes majandus- ja sotsiaalpoliitilises olukorras on see vähemusvalitsus see, mida kindlasti Eesti ei vaja. Nii, ja nüüd, kui uut valitsuskombinatsiooni oleks ka väga raske eeldada, et sinna sel juhul peaks siis minema kas Isamaa peaks minema valitsusse, aga jälle on väga raske uskuda, et ta seda teeks. Muidugi osad inimesed võib-olla arvavad ja analüütikud, et ta peaks seda tegema, aga kui ratsionaalselt mõelda, siis mis tahtmist peaks Isamaal praegu seda valitsusvastutust peaks olema võtta. Sellepärast, et nende reiting on taevastes kõrgustes ja kindlasti see reiting läheb allapoole ja allapoole. Nii, ja edasi siis ilmselt ei ole plaani, ei peaks olema sellist plaani ka sotsiaaldemokraatidel, sellepärast et samamoodi, et nende valimised annaksid neile suurema poolehoiu praeguses seisus ja ilmselt opositsioonis nad ilmselt kasvatavad oma poolehoidu kuigivõrd veel. Samamoodi ei ole seda siis Keskerakonnal, kellel on ju praegu 7 kohta ainult, aga pärast valimisi praeguste reitingute järgi see vähemalt 2-kordistuks või isegi rohkem. Ja ma arvan, et EKRE-l on samamoodi piisavalt põhimõttekindlust, et kui isegi Helmete erakonda sinna kutsutakse, et siis seda minekut sinna ei ole. Nii. Ja nüüd on siis... Ma arvan, et siin pole isegi küsimus põhimõttekindluses, vaid lihtsalt pragmaatilises kalkulatsioonis, sest et kes tahaks minna enne valimisi Reformierakonnaga valitsusse, et see oleks suitsidaalne ju lihtsalt. Täitsa selge, jah, täitsa selge, et seda kombinatsiooni on ikkagi väga raske siis ette kujutada, et ütleme, et erakond, mis siis ütleme, et loodaks erakorralistel valimistel ja ka lähenevatel korralistel valimistel saada märksa parema tulemuse, et läheks siis hetkel, kuidas öelda, hetke ajel seda tulemust rikkuma, et tõesti, et ei EKRE ega teiste puhul ei ole see pragmaatiliselt kuidagi usutav. Ja nüüd, kui nendes tingimustes, kui jätkub selline ühiskonna surve ehk kodanike surve ka samal ajal valitsusele ja kui see valitsuse usaldus ei tõuse ja tõesti on loogiliselt üliraske eeldada, et kuidas ta peaks siis tõusma see usaldus valitsuse vastu. Et siis on jälle, me teame, et eks Kristen Michalist võib mõelda ühte kui teistmoodi, aga ilmselgelt on ta pragmaatiline ja ilmselgelt on niisugune analüüsivõimeline inimene. Ja kui nüüd proovida ennast tema nahka seada, et siis võiks küll arvata niimoodi, et pigem leiaks ta, et parem on siis sel juhul erakorralistel valimistel teatav kahju sisse võtta, kui siis saada katastroofiline tulemus siis korralistel valimistel. Ja nüüd on selles mõttes on see nagu Michali käes, et meil saavad erakorralised valimised tulla siis, kui valitsusele avaldatakse umbusaldust ja kui siis see valitsusjuht läheb presidendi juurde ja palub siis erakorralised valimised välja kuulutada, et siis sel juhul president peaks seda tegema. Alternatiivne variant, nagu mina aru saan, või nii palju kui ma mäletan põhiseaduses kirjutatud, on see, et lihtsalt tuleb selline sanitaarkordon, et mitte keegi teine ei ole enam nõus Reformierakonnaga valitsust tegema. Kas ei tule hääli kokku või nende puhul, kes oleks nõus või siis lihtsalt nende puhul, kes saaksid tuua hääled kokku, ei ole jällegi nõus. Täpselt nii. Ja veel üks variant on siis, kui ei suudeta riigieelarvet vastu võtta. See on siis, aga see oleks siis järgmisel aastal, ma ei mäleta, täpselt kas märtsikuuni või 3 kuu vältel vist oli see nii. Nii. Ja ma arvan, et kui see seis nagu nii halb on, oletame, et aasta lõpuks juba, et siis jälle, et proovides vaadata seda olukorda Kristen Michali silmadega ja teades nagu tema sellist või Reformierakonna kommunikatsioonivõimekust, et siis võib-olla temal täiesti otstarbekas hakata ennast presenteerima siis tugeva riigimehena, kes siis selles olukorras, kus valitsusel on vähe toetust, et siis kutsubki esile need erakorralised valimised. Aga selleks, et teda selleks suruda, et ega meil selleks nagu meil kodanikel muid võimalusi ei ole, kui pidevalt siis valitsusele seda kohta kätte näidata. Ja
ja nii mage, kui see ka on, et me peame selleks, et valitsusele kohta kätte näidata, selleks peame palvekirjadele alla kirjutama või pöördumistele, aga meil lihtsalt ei ole teisi võimalusi, et see on lihtsalt oma hoiakute demonstreerimise võimalus. Ja seda siis nüüd ongi algatatud see pöördumine või kollektiivne pöördumine siis Riigikogu liikmete poole. See on 21. märtsil ta siis algatati. Praeguseks on tal kusagil üle 5000 allkirja. Ja ma olen täiesti kindel, et kui nüüd kõik opositsioonierakonnad, ütleme, et tõenäoliselt sotsiaaldemokraatide peale ei tasu loota, et nemad ei taha selliste rahvuslike ja konservatiivsete erakondadega koostööd teha, aga kui teised opositsioonierakonnad ehk siis 3 erakonda, kes on praegu parlamendis, kui nemad oma masinavärgi käivitavad, et siis ilmselgelt see pöördumine saaks väga-väga palju allkirju. Aga selleks oleks tõepoolest vaja siis ka nende 3 erakonna koostööd. Ja tõenäoliselt oleks seal otstarbekas ka siis võtta ette järgmised sellised nii-öelda kodanike endi algatatud protsessid. Näiteks, et mingil ajal siis oleks otstarbekas proovida jälle üle mitme aasta teha üks massimeeleavaldus ja võib-olla on veel meil muidki ideesid, mida võib-olla praegu hetkel ei tasu siis välja rääkida. Nii et tegelikult kui meie ühiskond praegu sellest letargiast ärkaks ja see letargia on olnud selles mõttes asjakohane, et ega meil tõesti nagu mitte mingit hoobi seda poliitikat mõjutada pole olnud, aga et kui praegu ikkagi sellest letargiast ärkaks ja erakonnad suudaksid teha piisavalt koostööd, et siis meil oleks ilmselt erakorraliste valimiste toimumine kuidas öelda, võimalikum kui kunagi varem Eesti iseseisvuse taastamise perioodi vältel, sellepärast et 2 asja, et valitsuskoalitsioon on erakordselt nõrk ja ilmselt nõrgeneb veel ja teine asi, et valitsuserakondade toetus on erakordselt väike. Nii et väga palju sõltub meist endist. Aga kõige lühemalt kokku võttes siis seisneb idee selles, et hiljemalt sügisel teie hinnangul Eesti 200-lt kui uppuvalt laevalt hakkavad rotid põgenema, mitte ma tahaks inimesi rottideks nimetada, aga lihtsalt seda võrdpilti kasutades hakkavad põgenema, otsima endale pelgupaika mingit palgikest, mille peale hüpata ja sellega seonduvalt siis kahaneb koalitsiooni olemasolevate häälte arv alla selle, mis on vajalik parlamendis enamuse saavutamiseks. Aga et see asi ka nii kaugele suurema tõenäosusega jõuaks, selleks on tarvis omalt poolt jällegi siis avalikkuselt survet avaldada. Ja petitsioon on siis üks nendest vahenditest, mille kaudu seda teha. Täpselt nii, jah. Et kui et üks asi on nüüd küsitlused ja küsitluste järgi on siis üliväike toetus, aga teine asi on siis ikkagi see konkreetne kodaniku tegu, et ta siis sellele pöördumisele siis alla kirjutaks. Et see siis annaks nagu selge indikatsiooniga siis valitsusele, et ega siin mingit lootust oma reitingu kasvatamiseks ei ole. Ja tegelikult ma arvan jälle, et mida rohkem jälle sellele petitsioonile alla kirjutatakse, seda rohkem see ka kiirendab siis selle Eesti 200 inimeste üleminekut, sellepärast et see habrastab siis seda valitsust mitmest küljest. Ja, sul on kahtlemata õigus, et siin oleks nüüd tarvis erakondade omavahelist koostööd. Mulle endale muidugi tundub, et oleks olnud kasulik ka see petitsioon algatada erakondade koostöös ühiselt, mis oleks taganud ka sellele kohe laiema toetuse, aga sellest hoolimata ma arvan, et seda kõik võiksid toetada ja tulla selle taha, et ei oleks hea, kui õiged ja head asjad takerduvad siis nendesse erimeelsustesse. Omalt poolt mina panin siin allkirja küll alla ja kutsun ka kõiki teisi seda tegema. Et võib-olla räägid siis, kus see petitsioon täpsemalt on, kuidas sellega liituda saab ja nii edasi, kuigi ega üldiselt inimesed võiksid seda ju isegi teada. Jah, see on siis rahvaalgatus keskkonnas.
rahvaalgatus EE ja sinna tuleks siis minna ja seal on siis, saab alla kirjutada Smart ID-ga või mobiil-ID-ga, et sellega nüüd, et sellega mingit sohki teha ei saa, nii nagu e-valimistele. Aga nüüd Mine tea. et igaüks saab pärast veenduda, kui see siis välja printida, et kas tema nimi on või mitte. Aga nüüd jaa, et selles mõttes, et see küll on meie erakonna poolt algatatud, aga me mõtlesime seda kohe algusest peale teha niimoodi, et kuidagi korrata seda, millest omal ajal läks iseseisvumis- või taasiseseisvumisprotsess kiiresti lahti. Et me ei eksponeerinud iseennast selles algatuses, kuigi jõuliselt, minimaalselt isegi, ja palusime sinna lihtsalt, et annaksid sellised ühiskonnas tuntud, aga mitte erakondade liikmed sinna esimestena allkirjad ja siis meil on praegu teatanud, et siin on Martin Ehala, Katrin Laur, Märt Läänemets, Märt Põder, Tarmo Pikner, Indrek Švede, Mait Vaik, Kaupo Vikk ja ka Jüri Adams, kes on omaaegne selle üks põhiseaduse üks autoreid on sinna ka siis andnud praeguseks allkirja ja peale selle on muidugi palju neid tuntud inimesi Eestis, kes ei ole meile teatanud, ega mitte mingit kohustust ei ole ju meile teatada seda, et nad sinna on allkirja andnud. Aga see peaks nüüd tähendama küll seda, et ka võiks ühiskond tervikuna sellest ooteasendist väljuda. Aga mis on siis see ootus, millise allkirjade arvuni sa loodad, et see petitsioon jõuab ja milliseks ajaks, mis oleks selline tulemus, mis sinu hinnangul oleks nüüd piisavalt kaalukas, et mõju avaldada? No mina arvaks niimoodi, et juhul, kui ikkagi nüüd opositsioonierakonnad kenasti sinna ühinevad, et siis ma arvan, et jõuaks suhteliselt kindlalt selle 50 000 allkirjani ja ma arvaks, et ta võiks olla kusagil 50 000 ja 100 000 vahel. Ja seda on ju ka tegelikult palju vähem, kui nüüd on küsitluste järgi neid, kes tegelikult seda erakorralisi valimisi sooviksid. Kui meil oleks ikkagi nüüd 100 000 allkirja või isegi üle 100 000, mis oleks siis pretsedent Eesti Vabariigis nende allkirjade poolest, et siis üliraske oleks ikkagi jälle seda koalitsioonil siis seda eirata. Ja teine asi veel, et siis see allkirja kogumine ju iseenesest protsessina ikkagi aktiveerib kodanikkonda ka. Kui nüüd juhtub selline kurb asi, et nüüd erakonnad ei ühine ja ka tuntud inimesi ühineb vähe, et siis ma kardan, et siis võib ta kusagile 10-20 000 vahele jääda. Et meie erakonnal üksinda ei ole neid võrgustikke, ei ole nii palju, meil ei ole ka finantsilisi vahendeid, et oma sõnumeid siis võimendada ja ei ole nii palju tuntust, et ainult meiega siis sellega edasi jõuaksime. Ja ütleme, et ise võin siis nagu ka öelda seda, et vaevalt, et keegi kahtleb selles, et meie erakonnal nüüd on mingisugune kuri plaan nagu selle algatuse laineharjal iseennast siis Riigikogusse munsterdada. See on ülimal määral väheusutav, et selle algatuse me ikkagi tegime Eesti huvides, sellepärast, et need, kes ka meie võimalusi praegu teavad ja meie hetke populaarsust, need ju saavad aru, et meil ikkagi järgmisse Riigikogusse, eriti kui need on erakorralised valimised juba kusagil sügisel või sel aastal, meil ikkagi sinna asja ei ole. Me teeme seda puhtalt Eesti huvides. Ja mina selles ei kahtle ja see on ka see põhjus, miks ma küll kutsun üles kõiki sellega liituma. Vaatame korraks uuesti, palju siin neid liitujaid praegusel hetkel juba oli. Üks moment, teen selle uuesti lahti, paneme selle siia. 5373, jah, näete, siin on see number olemas. Mis me ütleme siis, et oleks ju kena, kui 10 000-ni jõuaksime siin, ma ei tea, 3-4 päevaga või? Nojah, see on nüüd
esimesel nädalal siis 5000, kui jälle, et kui ma ütlen, et kui erakonnad oma võrgustikega sinna taga tuleksid, siis läheks see mürinal käima kõik. Ja siis oleks võib-olla 10 000-ni jõudmine, oleks paari päeva küsimus. Aga siis väike üleskutse kõikidele inimestele, kes seda saadet vaatavad. Andke omalt poolt kas või see pisikene panus, et võtke selle sama petitsiooni link või võtke selle saate link, see saate alla panen ma kindlasti lingi petitsioonile, kuidas iganes. Aga kutsuge inimesi üles liituma. Et kõik saame siin omalt poolt midagi ära teha, veidikene kaasa aidata. Kas see asi omandab sellise kaalu, et tast on kasu, seda näitab aeg, aga ilmselgelt ei ole sellest midagi kahju, kui kõik omapoolse panuse siia annavad ja aitavad sellel asjal suureks kasvada. Ma olen sinuga nõus, et kui see allkirjade arv jääb alla 50 000, siis tal ilmselt mingit suurt kaalu ei ole. Ja kui see läheb samal ajal üle 100 000, siis tal päris kindlasti on väga suur kaal juba, sest see on ikkagi Eesti kodanikkonna piiratust silmas pidades sedavõrd suur arv, mida ei ole enam võimalik lihtsalt niimoodi harjumuspärase ükskõiksusega ignoreerida. Jaa, täiesti selge. Ma siis ka ühinen selle sinu üleskutsega loomulikult, aga ma siis veel palun ka neid tuntud inimesi, kes sinna alla kirjutavad, et siis kas mulle või kellelegi teisele siis sellest teatada, sest siis me saame teha jälle järgmise nimekirja nendest tuntud inimestest, kes on alla kirjutanud ja selle siis avalikuks teha ja see siis aktiveerib jälle teisi kodanikke edasi. Et me peaksime sellise lumepalli efekti saavutama. Jah, loodame, et saavutame, loodame, et läheb asi käima kasvav lumepallina ja et õnnestab siis tõesti saavutada erakorralised valimised. Mina olen isiklikult tõesti veendunud, et see on üks Eesti põhiseadusliku arhitektuuri põhilisi puudusi, et meil reaalselt puudub võimalus kodanikel kutsuda esile erakorralisi valimisi. Isegi olukorras, kus valitsuserakondade toetus, summaarne toetus on alla 20%, ehk rohkem kui 4/5 inimesi ei toeta valitsust, me peame justkui seisma silmitsi olukorraga, kus veel 2 aastat peab siis rahva üle teostama võimu seltskond, millel puudub elementaarne toetus rahva enda seas. Nii et eks siin esiteks tuleb saavutada erakorralised valimised, aga pikemas perspektiivis tegelikult on tarvis kõik põhiseadusliku arhitektuuri põhimõttelist remonti, mis tagab, et Eestit saaks ka sisuliselt, mitte ainult vormiliselt nimetada demokraatlikuks riigiks. Ja ma olen jälle täiesti nõus, aga see on nüüd järgmine samm ja täiesti selge on see, et praeguse koosseisuga Riigikogu selliseid muudatusi ei tee ja me kuidagimoodi ei saa nagu teha seda teist sammu varem, kui esimene samm on tehtud. Järelikult tuleb see Riigikogu koosseis muuta ja siis tagada see, et sellist olukorda mitte kunagi enam ei saaks toimuda kui praegu. Ja samas ka seda, et kodanikud saaksid siis algatada ka rahvahääletusi. Tuleks ka muidugi, see on muidugi eraldi teema, aga tuleks ka kasutusele võtta usaldusväärne valimissüsteem, eks? Ja just nimelt tahtsin ka seda ka öelda veel, et me ju praegu ootame seda vastust siis OSCE-lt ja OSCE-lt ja siis kui me saame ilmselgelt tuleb see vastus siis, kuidas öelda, väga diplomaatiline, et selles ei tasu kahelda, aga küllap me oskame neid diplomaatilisi grafusse ka sealt läbi lugeda, et mida sellega mõeldakse. Ja kui ikkagi sealt tuleb meie e-valimistele selline väga kriitiline hinnang, siis see on kindlasti üks tugev argument veel nende erakorraliste valimiste tegemiseks, sellepärast, et see on siis, lisaks on see ka siis üks ütleme, argument selleks, et meie siis praegune Riigikogu koosseis ei ole, ütleme, päris legitiimne. Ja, ma lihtsalt omalt poolt veel mainin ära, et minu lootused on osaliselt seotud ka Ameerika Ühendriikide uue administratsiooni positsiooniga, et peagi jõuab ka Eestisse Ameerika Ühendriikide uus suursaadik. Ja tegelikult tahaks loota, et ka sealt poolt tuleb sõnumeid, mis ütlevad, et kui me tahame siin rääkida Ameerika Ühendriikide ja Eesti ühistest väärtustest, siis katsuge nüüd oma valimissüsteem ka teha selliseks, mille puhul ikkagi oleks võimalik usaldada, et rahva tahe päriselt ka väljendub valimiste tulemustes. Et Trump on mitu korda viimasel ajal öelnud, et üks asi, millega nad kavatsevad Ameerikas
prioriteedina tegeleda, on see, et igasuguste elektrooniliste süsteemide, masinate kasutamine valimiste läbiviimisel lõpetataks. Ja noh, oleks väga tänuväärne, kui seda sõnumit pannakse kõlama mitte ainult siseriiklikus plaanis, vaid ka nii-öelda liitlastega suheldes. Ja sellel võib olla väga, väga märkimisväärne mõju. Jaa, olen jälle sinuga nõus, ehk see Ameerika Ühendriikide poliitika praeguse seisuga on suhteliselt ettearvamatu, aga nüüd need mõned asjad, mida siis eelkõige Ameerika Ühendriikide asepresident välja on öelnud, nimelt see, et Euroopas ei usaldata oma kodanikke ja ka, et Euroopa ei peaks piirama sõnavabadust, et need asjad on küll, millele tuleks 100% alla kirjutada. Ütleme, et jättes võib-olla see Ameerika Ühendriikide välispoliitilise kõikumise ja ettearvamatuse siis kõrvale. Jaa, aga aitäh sulle, Jaak. Leppisime kokku, et räägime kuni 30 minutit ja saimegi 35 minutiga hakkama. Et see meenutab mulle seda anekdooti, kus mees ütleb naisele, et näed, lubasin, et täna pubisse ei lähe ja tegingi meestega ainult 2 õlut, et me oleme umbes samal tasemel. Aga tegelikult see 5 minutit ei ole vast probleem. Nii et lõpetuseks kordame üle, rahvaalgatus.ee on see lehekülg, kus see petitsioon on, seal on siis esimesena kohe leitav petitsioon pealkirjaga Eesti vajab erakorralisi valimisi. Kirjutage kõik sellele alla ja kutsuge ka oma sõpru-tuttavaid seda tegema. Loodame, et asi kasvab suureks ja omandab sellise mõju, nagu ta siis omandama peaks selleks, et jõuda tulemuseni. Veel kord suur tänu sulle seda projekti selgitamast ja jääme kuulmiseni. Jah, aitäh kutsumast ja tõesti ütlen omalt poolt ka, et ärgem kaotagem veel usku oma võimalustesse ja tehkem nende võimaluste raames, mis meil on kõik võimalik. Aitäh! Sulle ka samuti, kuulmiseni!